Tere! Erinevates seaduste hulgas, millest jutustab meie nädala peatükk, on seadus teha oma uue maja katusele käsipuu, et keegi kogemata ei kukuks katuselt. Salm ütleb, kui sa ehitad uue koja, siis tee oma katusele käsipuu, et sa ei tõmbaks oma koja peale veresüüd, kui keegi sealt alla kukub. Salmist näeme, et käsipuud peab tegema, et ennetada ohtliku situatsiooni. Rambam püstitab seadust, et käskude puhul, mis on seotud ohu ennetamisega, ei pea ütlema õnnistust, kuid samas lõigus ütleb Rambam, et tehes käsipuud peab ütlema õnnistust. Õnnistatud oled sina, Isand, meie Jumal, maailma kuningas, kes sa meid oma käskude läbi oled pühitsenud ja andsid meile käsu tegema käsipuud. Võiks öelda, et olukorda, kus tõmmatakse oma koja peale veresüüd, on võimalik ennetada, kas näiteks ehitades madalama maja, kuna käsipuud peab tegema ainult siis, kui maja kõrguseks on 10 küünart, või ehitades maja katust nurga all. Ja kuigi sellega maja omanik tõmbab oma koja peale veresüüd, käsipuu tegemise käsku ei saa ta samamoodi täita. Tuleb välja, et käsipuu tegemise ajal peab ütlema õnnistust, kuna tegemist on täiendava asjaga, mis ei ole seotud ainult ohtliku olukorra ennetamisega. Antud seletus ei ole siiski ammendav, kuna käsipuu tegemise mõte seisneb ilmselgelt selles, et välistada kellegi katuselt alla kukkumist ja seega võiks järeldada, et käsipuu tegemise ajal ei pea ütlema õnnistust. Tuleb välja, et tee oma katusele käsipuu ja et sa ei tõmbaks oma koja peale veresüüd on 2 eraldiseisvat käsku ja kohustus teha oma katusele käsipuu ei tule vajadusest ennetada veresüü tõmbamist oma koja peale. Raamatus Käskude juured toob Rambam reegli, et käskude põhjuseid ei loetleta 613 käsu hulgas. Antud juhul loeb Rambam käsude hulgas 2 eraldiseisvat käsku. Kohustavate käskude hulgas loeb Rambam käsku teha käsipuu ja keelavate käskude hulgas loeb ta käsu ära tõmba oma koja peale veresüü. Sellest näeme, et ära tõmba oma koja peale veresüü ei ole käsipuu tegemise põhjuseks, vaid on täiesti eraldiseisev käsk. Rambami arvamus põhineb Sifril, kus on öeldud, et tee oma katusele käsipuu on kohustav käsk ja ära tõmba oma koja peale veresüü on keelav käsk. Jumala teenistuses näeme seda mõtet järgmiselt. Kui juut ehitab endale uut kodu, siis ei piisa piirangutest, mida ta määras endale eelneva kogemuse põhjal, kuna sellisel juhul võib ta jõuda olukorrani, kus ta õnnistab südames iseennast, öeldes, minu käsi käib hästi ja et möödus enamus tema päevadest ja ta ei patastanud. Ta peaks teadma, et kuna ta kolib uute kodu, määratakse talle uus ülesanne ja ta peab olema ettevaatlik, et tulla toime uute väljakutsetega, mis on seotud tema uue ülesandega. Kui inimene lahkub õppimise majast ja läheb õue, siis seal algab tema uus töö ja ta puutub kokku asjadega, millega varem ta ei pidanud kokku puutuma. Sama käib iga inimese kohta iga päev. Kuna igat päeva peab alustama palvusest, siis jätkama Toora õppimisega ja kui inimene lahkub palvuse 4 küünrast ja seaduse 4 küünrast ja hakkab tegelema argipäevade 39 tööga, siis ta peab tegema endale käsipuu, et tagada, et tema materiaalsed ja argipäeva tegevused oleksid tehtud sellisel kujul, nagu nad peavad olema, et tema koja peale ei tõmbaks veresüüd ja et keegi ei kukuks tema maja katuselt. Täpselt nagu füüsilises maailmas peab käsipuu olema majas kõrgem, isegi kõrgem kui katus, siis sama kehtib ka vaimsel tasemel. Käsipuud peab võtma kohast, mis on kõrgem, peab paluma abi kellegilt, kes on inimesest kõrgemal tasemel. Ja sellepärast on asjakohane ja isegi nõutud, et käsipuu tegemise ajal peab ütlema õnnistust, kuna kuidas saab inimene võtta käsipuud kohast, mis on temast kõrgem. Selleks peab ütlema õnnistust, braha sõnast mavrih, painutama, viinapuud. Õnnistatud oled sina, Isand, kes on maailmas kõrgem, meie Jumal, karmus ja kokkusurumine, mida tõmmatakse tasemele maailma kuningas. Ja läbi seda saavutatakse, kes andis meile käsu vetsivanu, sõnast safta, ühendamine tegema käsipuud. 6. Lubavitši Rebbe on juhendanud,
et igal Rosh Hashanal peab midagi lisama kohustavate käskude täitmise kaunistuses, ettevaatlikkuses, keelavate käskude täitmises ja üleüldse heas käitumises, isegi siis, kui siiamaani on inimene käitunud nii, nagu peab, kuna igal Rosh Hashanal tõmmatakse meie maailma uus valgus, nagu Alter Rebbe seletab pühas läkituses. Kui juut algab uut tööd, kas siis, kui ta lahkub õppimise sentist ja läheb tegelema füüsilise maailmaga, või siis, kui igal hommikul peale palvetamist ja õppimist hakkab ta tegelema materiaalsete asjadega, peab ta midagi juurde lisama, et jõuda kõrgemale tasemele. Selle kohta ütleb Salm, kui sa ehitad uue koja, siis tee oma katusele käsipuu. Käsipuu tegemiseks saab inimene jõuda ülevalt, kuna käsipuu peab olema 10 küünra kõrgusel, selleks, et tõmmata uus valgus hinge 10 jõudu intellektuaalsetest jõududest tegevuse jõududesse, mis iseenesest ennetab veresüü tõmbamist koja peale ja kellegi katuselt alla kukkumist, ning vastupidi hakkab see olema kaunistuseks majas elamisel. Shabbat shalom ja meeldivat Toora õppimist!